oh.. tere hommikust, tänane video tänane video on seal, see suur mölakas on vaja maha saagida. Nii et aga noh, vaatame, kus me siin pihta hakkame. Tõmbame sae käima ja on täpselt 2 aruga täpselt seal üleval. Nii et täna me peame siin nagu kõvasti mõtlema, et saeme ära, lõikame siit lahti, alt ülesse, teeme siukse kiilu, lõikame peale, paneme plastikkiilu, lõikame pealt ja lõikame uuesti alt ja proovime, vaatame, mis välja tuleb. Aga siin on algu üks lepp, mis on vaja ära veel saagida, nii et ühesõnaga meil on täna tormimuru saagimine kogu video. Ja nagu ma näen, siis vana hea okastraat on ka siin. Õnneks mul on ATV-s on näpitsad olemas, ma saan selle ära lõigata. Nii et mis siin ikka? Toome varustus ära, hakkame pihta.
nii. Kuidas me selle nüüd kätte saame? See on nüüd omaette küsimus. Aga hunnik puid pärast tegemine oli seda katki saagida. Nii et seda kändu me siit ära ei saa. Sellepärast, et see on pingeli okastraati täis siit. Siin on. Mõtete nagu saeketti rikkuda sellega. Ja nüüd polegi muud midagi. Korra mõtlesin, et lähen toon kodunt käsivintsi, proovin käsivintsiga. Tõmbab selle vintsi siia kuskile suurema puu külge kinni. Et see oleks üks võimalus. Teine võimalus oleks sealt tagant üks lepp maha lasta, kuhu peale ta toetub. Aga noh, see on siukene riskibusiness. Sest see võib omale peale keerata täpselt. Ja siis on oi. Aga ma ei tea, mis ma nendega teen selles suhtes, et siin tuleb ühte veel pooleks saagida natukene. Aga vaatan, mõtlen. Kui puu on igatepidi pinges, siis vahepeal võib ka niimoodi juhtuda.
täna siis meil ei ole nii suur lõpp, et me peaks uskonna käppasid kasutama, aga kasutame Oregoni käppasid. Neid on 2 tükki, lukustussüsteem on väga lihtne. Läheme koos sellega ühe puu juurde siit, võtame samase siit. Noh, näed, plaki ka teinud. Põhimõtteliselt lükkad puu peale ja nii kui tõstad, plaks on puu kinni. Sellised asjad on metsas väga kasulikud ja kindlasti, kui te olete metsamees hobi korras põhitööna või mis iganes, kindlasti oske need. Teil jääb igasugune sülest tassimine ja selja tapmine ära.
No nii, käru on peaaegu täis, natukene jääb veel siia. Nii et ma pean ühe korra veel tagasi tulema. Niimoodi võetakse siis tormi murdu maha, kui tal on puud maha kukkunud. Mina olen siin muidugi saepuu sisse kinni, aga noh, lollist võib ka ükskord inimene saada, nii et ei ole midagi. Sest et need puud, mis on maha kukkunud, need on meeletult pinges ja keegi ei tea, kuidas need pinges on, sellepärast et ta on lihtsalt reaalselt ongi nagu igale poole pinges. Peate olema ettevaatlik, kui saate, et saagi seest välja ei löö endale jalga või mitte midagi. Stiilivarustus, mis mul on seljas, on ostetud Mehkast. Püksid on siis sisselõike kaitsega. Kiivril on väga hea ventilatsioon, mõnus, mugav peas võrreldes Oregoni kiivriga, aga noh, üks igal ühel on oma maitse asi. Jakk, mis laseb tuult läbi ja suur pluss on see, et igal pool on sellel niisugused taskud, et tunned, kuidas igalt poolt tuul läbi käib ja kui teil on nagu metsatööd, midagi taolist, teete küttepuid või mis iganes, soetage endale see riietus, sellepärast et turvalisus eelkõige. Ei ole väga hea tunne, kui mingisugune asi kukub pähe või siis mingisuguse asjaga saate vastu pead või lõikate omale jalga sisse. Mina olen kõik need läbi elanud, peale seda ma ostsin endale korralikud riided. Nii et aitäh, Mehka, ja ma viin puud koju ja